Mis on olnud 5 tegevusaasta kõige suuremad väljakutsed Cherry jaoks? Kõige suuremad väljakutsed aastal 2012 kindlasti oli siis plahvatuslik kasv, mis võib-olla kunagi alguses ei tundunud nagu suur probleem olevat, aga või ma mäletan, kui ma olin kunagi noorem, siis ma mõtlesin, et huvitav, kuidas kiire kasv saab üldse halb olla. Ja nüüd ma tean, et selles mõttes jah, mis meil toimus, oligi põhimõtteliselt 2 korda kasvasime aasta jooksul ja probleemid said kõik lahendatud Hiina meetodil, ehk siis palgates inimesi ja muidugi see lõhkus ära kõik võimalikud protsessid, et järgmised 2 aastat põhimõtteliselt me tegimegi siis kööki korda, et saaks uuesti saali teenindada. Kui palju annab Cherryl veel kasvada suuremaks nii-öelda? No kui me vaatame numbreid täna, siis kui me räägime näiteks Eestist, siis tegelikult Eestist on ostu sooritanud tänase seisuga, ma arvan, 196 000 unikaalset inimest. Ja inimest me siis antud hetkel tegelikult defineerime läbi e-maili. Ja kui me vaatame, palju Eestis on elanikke, siis nii-öelda konversiooni mõttes on see siuke 15%, mis tähendab, et põhimõtteliselt iga 6. eestlane justkui oleks juba Cherryst ostnud. Ja kui me vaatame sihtgruppi, siis mõistagi see lagi kuskil on ees ja täna me pigem räägime kasvust horisontaalselt, ehk siis laienemiselt, püüdes siis tuua uusi tooteid ja kui me alustasime teenustega, seejärel tekkisid tooted ja täna me müüme juba tegelikult väga edukalt ka reise, et kui me vaatame sellist ristlõiget, siis enam-vähem need 3 vertikaali on siis võrdse suurusega. Miks Cherry läks seda teed, et hakkas Hiinast nii-öelda kaupa tooma ja tänu sellele on tarneajad ja kõik need nii pikaks läinud ja nii-öelda klient peab ootama ja kannatama selle pärast, et kui Inglismaalt tellides võib saada nädal ajaga kauba kätte, aga siis võib oodata 6 aega siin kaupa? Otseselt Cherry kunagi ei ole tegelikult Hiinast kaupa tellinud, et selleks on kasutatud vahemehi Euroopas peamiselt. Meie grupi selline importkeskus asub Leedus, mis siis omakorda impordib kaupa tegelikult, jah, seal hulgas võib olla tõesti ka Hiina, kuid peamiselt on see ikkagi Euroopa ja me oma sellised esimesed vitsad saimegi just kätte sellise võib-olla mitte nii kvaliteetse kaubamüügiga, kuid täna on rida meetmeid rakendatud selleks, et kuidas seda kõike nagu välja juurida. Ehk siis sellised näiteks feedback-süsteem, et me põhimõtteliselt kogume inimestelt tagasisidet nii teenuste kui toodete kohta, ehk siis jällegi sillutades teed tulevikku, et aru saada siis sellest, et mis on kvaliteetne ja mis mitte. Ja mudeli poolt ma arvan, et igaüks, kes seda businessit teab, et lao hoidmine endal on väga kallis tegevus. Ja selles mõttes selline laovarude versus siis nii-öelda ette müümise hea balansi leidmine on see põhjus ilmselt. Miks see tarneaeg ikkagi nii pikk on? Põhjus on ju lihtne, et selles mõttes me müüme ette ja seejärel need kaubad tellitakse, ehk siis see sama mudeli vahe ongi, et kui meil oleks see kaup laos, siis mõistagi me saaksime seda kohe teha. Andres Susi ütles aasta alguses, et Baltikumi 5 suurimat kauplus peavad 3 nendest peavad ühinemismüügi läbirääkimised, kas Cherry plaanib ka kedagi osta või on ise hoopis müügis, et mis plaanid on? Ma arvan, et selliste suurustega ettevõtete puhul on nii üks kui teine alati võimalik ja kui me vaatame Baltikumi turgu, siis see on ikkagi piisavalt väike, et siin võiksid toimuda kas siis ühinemised, investeerimised, ühelt poolt siis vaadates nii-öelda ülesostmised või teiselt poolt vaadates müügid. Et meie majas need jutud ei ole minu arust ka kunagi lõppenud ja kogu aeg ja pidevalt arutatakse neid, et kas kedagi osta, müüa mingit osa, osta midagi juurde, et selles mõttes see on normaalne äriprotsessi osa.
Ehk siis praegu Cherry ei osta ega müü midagi. Praegult hetkel mitte. Kui suur võiks olla Cherry Media käive 5 aasta pärast? Jah, see on nüüd küll $1 miljoni küsimus. No ma arvan, et üldse internetis on 1 aasta juba väga pikk aeg, et kui me vaatame ka, kust me oleme tulnud ja kuhu me oleme läinud, et sellele on väga raske vastata, aga mõistagi, iga ettevõte tahab kasvada ja selles mõttes jällegi sõltub, mida teeb näiteks makro, me teame, et makroolukord ei ole täna kõige parem ja Eesti on täpselt siin nii-öelda, ütleme siis üks ründeliini külje all, et ei tea, et sõltub väga palju makrost ja mis üleüldiselt majandus teeb, aga igal juhul tahaks kasvada, jah. Kas oma arengutega piirdute ainult Baltikumiga või vaatate ka nii-öelda teisele poole, Soome, Venemaa? Ma tuletaks meelde sinu eelmist küsimust, et selles mõttes täpselt nii ongi ja kas või just täna hommikul ma tulin tööle ja vaatasin seal meili, et pakutakse siin mitte üldsegi Baltikumis ühte keskkonda müügiks, et jah, nagu välistada ei saaks midagi, jah.